Saarte Hääl, saarlaste päevaleht. Astusid üsna löödud olemisega eksamisaalist välja, et kuidas enda arvates läks eksam? No, lootsin paremat, aga seekord siis läks nii. Juba said tulemuse teada või? Ei saanud, aga Endal on selline tunne, et ei läinud kuigi hästi. Matemaatika siis ei ole sinu lemmikaine või? Kahjuks või õnneks mitte, jah. Kas sa valisid selle kitsama või laiema eksami? Valisin kitsa, et eksami lähen. Ja ikka oli suhteliselt raske või? Oli jah, tegelikult. See aeg, mis selleks eksamiks antud, on üsna pikk, et kas sa jõudsid kõik ülesanded ikka läbi lugeda või jäi midagi hoopis tegemata? Jõudsin küll, aga esimene pool oli suht lühik, et see oleks võinud pikem olla. Et siis seal vahepeal tehti nagu omakorda selline vahevinis, et neid esimesi ülesandeid enam rohkem lahendada ei saanud teises osas või? Ei saanud, jah. Mis hinnast sa endale prognoosid siis? Ma arvan, et koolipoisin, et... Ja tulite nüüd sellest laiemast eksami osast välja? Jaa. Milline mulje on, et kas ülesanded olid raskemad, kergemad kui eelmine aasta? Mulle tundub, et lihtsamad. Lihtsamad? Jaa. Milles see väljendub? Ma ei tea, kuidagi lapsepärasemad ja elulised, aga sellised, kuidagi lapsesõbralikumad. Ma ei oskagi öelda, et tegelikult eksam oli lihtne ja lahendatav ja lapsed mõnuga lahendavad ja ei tundu see, et neile midagi oleks väga raske. Kui oluline see matemaatikaeksam edasises õpingutes õpilaste jaoks on? See sõltub õpilasest, aga mina arvan, et kes laia kursuse eksamit ei tee, sellel on vähem edasiõppimise võimalusi. Osad erialad on arvatavasti siis lukus, uksed kinni. Et ikkagi laiaga on võimalik rohkem. On rohkem võimalusi edasiõppimiseks, on rohkem erialasid. Oskate suhte ka öelda, et 75 õpilast oli kokku? Et kui palju valisid laia ja kui palju kitsa eksam? Ma ei teagi, kas kolmandik? No siis nagu pooled. Jah, pooled valisid siis, jah. Miks peab olema eksamil vaatleja? No see on niimoodi kehtestatud juba sellest ajast, kui riigieksameid tegema hakati. Ja see tähendab seda, et kõik need eksamid, mis siis õpilaste poolt sooritatakse, oleksid tehtud ilma lisainformatsioonita ja nii nagu kord ette näeb, et selleks peab olema siis sõltumatu vaatleja. Ja kuidas mulje on, spikerdajaid oli näha? No ei, et mina saan aru, et õpilased on juba jõudnud siia lõpuklassi ja eks nad ole kindlasti proovinud erinevates ainetes erinevaid õpetajaid ja riigieksamil kindlasti ma usun, et selliseid praktiliselt ei olegi, kes seda teed lähevad. Et sina tulid siis sealt laiema eksami poole pealt välja? Jah, tulin. Kuidas tundus, et kas eksam õnnestus? Ma arvan, et eksam õnnestus hästi, et ei tundudki nii rasked need ülesanded. Et vastupidi tundusid kerged? Jah. Mida siis näiteks küsiti? Oli vaja funktsiooni uurimist teha, kolmnurka lahendada, muid kujundeid. Ja see aeg, kas sellest, tegelikult on ju veel natuke aega järgi, et sellest piisas siis? Esimese poole peal oleks võinud võib-olla pikem olla, aga teine pool jäi aega jah täitsa üle. Matemaatika sinu tuleviku seisukohalt, et on see oluline eksam või? Ikka on. Kuhu sa edasi õppima? Raamatupidamist plaanin õppima minna. Raamatupidamist? Ja.
see ongi ainult matemaatika ju. Nojah. Eksam on nüüd läbi, et kuidas läks? Esimene osa oli päris lihtne, aga teine osa oli või need tekstiülesanded olid rasked. Aga muidu oli normaalne. Ei olnud nagu nii raske, kui ma arvasin. Et matemaatika on sinu jaoks oluline aine? No kui mõelda seda, kus ma edasi lähen, siis ei ole väga oluline. Eesti keel oli olulisem. Aga no selles mõttes, et ebaoluline ka ei ole jah, muidugi. Et siis Tartu või? Ei, Tallinn kindlasti. Ja eesti keel? Jah. On olulisem, kõige olulisem nendest eksamitest vist üldse. Mis ala see siis on, mida sa õppima lähed? See on juristi abi ja siis teine variant on imagoloogia ja reklaam. Kuidas sul siis eksam läks? Ma loodan, et hästi. Hästi tähendab viite? No kes teab? Loodame. Matemaatika on sinu jaoks lihtne või kerge aine? Siuke keskmine. Edasised plaanid, kui sa õppima lähed, kas matemaatika on oluline eksam? Pigem mitte. Mis ala see olla võib siis? Noortega midagi. Ja. No noored sa pead kokku ikka lugeda oskama. Seda küll, jah. Aega oli piisavalt eksami tegemiseks? Esimese osa jaoks oli võib-olla natuke liiga vähe. Kui pikk see esimene osa oli, siis kõik ütlevad, et vähe oli aega. 2 tundi aega ja siis 7 ülesannet pidime tegema. Kas sa lahendasid kõik ülesanded ära või mõni jäi tegemata ka päris? Üritasin kõik ikka ära lahendada.